üks tõeline kogemus sellest, kui imeliselt püha Jumal sa oled. Auline Jumal ja väeline. Tõesti, me kogeksime. Ja me mõistaksime. Ja sa ütled, olge pühad, nagu sina oled püha. Saage pühaks kõikides elu, isa, kõikides eluviis me saaksime pühaks. Ja kõik, mis me teeme oma sõna või teoga, me teeme seda, et sinu austuseks ja kiituseks, isa. Isa, me täname, kiidame, isa, tõesti ära lase meil olla mugavdada selle maailmaga. Isa, sa oled meid välja võtnud pimeduse kuningriigist ja asetab armsa paja valguse kuningriiki. Isa, tõesti, me oleksime selle kuningriigi esindajad. Igal määral, igal sammul, isa. Isa, me täname, kiidame, austame, kui on vaja meelt parandada, kui on vaja midagi, isa. Räägi meile, ütle meile, me teeme seda. Et olla puhtad sinu ees. Plekita, kortsuta, laiguta. Võiksime minna auliselt vastu oma peitmele, kui ta tuleb meile järgi. Et meie lambid oleks kasistud, õli oleks küllaga, isa. Ja, isa. Ja, isa. Ja, isa. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Jumal on imeline, auline, Jumal väeline. Saaksid selle ära vahetada, pildi panna teise. Halleluuja. Halleluuja. Üks igatsuse nälg Jumala ligiolu järele võiks meil olla. Amen. On üks huvitav, et tõesti see peab oleks ma ütlen, et Jumala ligiolu järgi üks igatsus. See eeldab seda, et kogeda Jumala ligiolu, Jumala lähedust järjest rohkem ja võimsalt. See eeldab seda, et ka meie südame hoia, kuidas süda peab olema puhas. Näiteks me peame valvama, mis sõnad on meie südames, mis on meie suust välja tuleb. Et kui me kasutame analoogset sõnu, nagu Iisrael kasutas, siis me ei saa, kus ma ütlen, kogeda või näha Jumala tahet oma elus 100%. Ja kui me ootame, et Jumal teeb ainult meie tahet ja meie järgi, ja siis on kõik hästi, me teame tegelikult tegema seda, mida Jumal ütleb. Vaata, 2. Moosese 14.10 ütleb väga huvitavalt. Kui Vaaro oli ligidal, siis Iisraeli lapsed tõstsid oma silmad üles ja vaata, egiptlased olid tulemas neile järele. Siis Iisraeli lapsed kartsid väga, kisendasid Jehova poole ja nad ütlesid Moosesele. Kui teate, mis nad ütlesid? Kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbe surema? Kas seal ei olnud, kas seal maailmas ei olnud parem, sa tõid meid sellest ära? Nüüd, mis juhtus? Häda tuli, viletsus tuli nende suunas. Ja nad hakkasid kohe kisendama Jumala poole ja hädaldama. Kas seal ei olnud piisavalt palju haudu? Miks sa tõid meid kõrbe surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja? Eks see just olegi, mis me rääkisime sulle Egiptuse öeldes, jäta meid rahule. Et võiksime teenida egiptlasi, sest meil on parem egiptlasi teenida, kui kõrbes surra. Teate, Jumala plaan hakkab nende elus tööle, Jumala ligiol hakkab tööle. Ja häda tuleb, sest kurat ei taha kergelt lahti lasta kedagi. Ei sind, ei mind, ei ühtegi maailma inimest. Ja ta toob teatud asju ja nende esimesed mõtted olid, kas me sulle mitte ei öelnud, jäta meid rahule. Kas me selle mitte ei öelnud, miks sa tõid meid siia kõrbesse surema. Ja see on see, et kui meil on niisugused sõnad on suus või me räägime, siis eeldab seda, et me ei saa kogeda Jumala tahet või Jumala ligiolu oma elus. Aga Mooses vastas rahvale, ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Jehova päästet. Rahvas näeb häda ja hakkab hädaldama. Mooses ütleb rahvale, ärge kartke, jääge paigale, püsige, siis te saate näha, mida? Päästet. Amen.
mille ta täna teile valmistab, sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iialgi. Jehova sõdib teie eest, aga teie vaikige. Vaata, mis tihtipeale juhtub, mida me kuuleme. See on paha, too on paha, kolmas on paha, neljas on paha. Aga teinekord on olla vaja tasa. Et Jumal, me oleme liikumas seda teed. Jah, häda tuleb, viletsus tuleb. Meil kõigil on probleeme elus olnud, on ju nii? Või on keegi läinud läbi elu ilma ühegi probleemita? On keegi läinud niimoodi, et ühtegi probleemi ei ole, tüli ei ole, kuskil midagi ei ole olnud. Keegi ei ole sulle kunagi öelnud, et miks sa seda Jumalat ikka usud. Küll need kristlased on lollid ja mis seal koguduses ikka käid ja ei ole kuulnud neid sõnu. Ma olen päris palju seda kuulnud. Ja ometi ma tulen ja käin. Ma ütlen, et Jumal, need on sinu probleemid, asjad. Amen. Ja see ongi see, et kui me tahame kogeda Jumala ligiolu lähedust, on see, et meie südame hoiakud peavad olema õiged. Amen. Ja kui teete, kõige hullem oli selle juures see, et see Iisraeli rahvas jõudis Jumalaga nii kaugele. Ma mõtlen seda, aga samas on see, et mis ma tahan välja tuua, just see, meie nälg ja janu Jumala järgi peab olema suurem kui ükskõik mis. Vaata, siin üks lugu on, aga see on see teise Moose 33.1, see on kogu see lugu, kui Iisrael, Jumal viib Iisraelit välja, sinna tõotatud maale, et üks huvitav koht on see, ja Jehova ütles Moosesele, mine lahku siit sina ja rahvas, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja maale, mille ma vandega olen tõotanud Abrahamile, Iisakile, Jaakobile, öeldes sinu soole ma annan selle. Ta ütleb, ma olen vandega tõotanud, see on sinu omaks saab. Ma läkitan sinu eel ingli, ajan ära kaananlased, eemorlased, hetiidid, perslased, hiivlased ja jõbuuslased. Ja et sa jõuaksid maale, mis piima mett voolab, sest mina ise ei lähe ühes sinuga. Ja sind mitte hävitada teel, sellepärast, et oled kangekaelne rahvas. Kuid ette, ta ütleb, ma viin teid tõotatud maale. Ma viin sinna, kus piima mett voolab. Vaadata väga huvitava asja välja, aga ma ise ei tule kaasa. Et kui ma tulen kaasa, et olete nii kangekaelne rahvas, ma olen kohustatud teid hävitama. Tundub hea, ja et kuule, Jumal viib meid sinna, me saame piima vett, aga kuidas Jumal, et ma ei tule ise kaasa? Mis on meie mõtted? Kas me läheksime piima mee järele? Või me ütleme, et Jumal, me ei lähe piima mee järele, sest me ei lähe sinna, kus sind ei ole. Ja vaata, mis Mooses ütleb, 12 salm. Ja Mooses ütles Jehovale, vaata, sa ütled mulle, vii see rahvas sinna. Aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa ühes minuga läkitad. Ometi oled sa ise öelnud, ma tunnen sind nimepidi ja sa oled ka armu leidnud minu silmis. Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu su silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Ta vastas, minu pale läheb ühes ja ma annan sulle rahu. Põlvus ütleb, et me ei lähe sinna maale, mina ei lähe sinna maale, kui sina meiega kaasa ei tule. See on sinu rahvas, see on sinu oma. Ja ütleb, et Mooses ütles, et me ei lähe sinna maale, me ei taha sinna minna, kui sina ei tule kaasa meiega. Ja meil peaks olema see sama, et võib-olla piima ja mett kõike võib olla, kui Jumalat ei ole, ma ei taha seda. Isegi kui Jumal ütles, ma annan selle teile. Isegi kui Jumal annaks piima ja mett ja kõike meile, te ennast ei ole selle sees, me peaksime ütlema, et Jumal, ma ei taha, sest sinu ligiolu on palju parem, sinu lähedus ja sinu osadus sinuga on palju parem kui piim ja mesi. Kas pole nii? Ja see on see lugu siis edasi, kuidas Jumal ütleb, et kui sa lähed sinna mäel, siis sa näed mind. Ja ta vastas ja Mooses ütles temale, kui su pale ei tule ühes, siis ära vii meid siit ära. Kuidas Mooses ütleb,
kui su pale ei tule meiega, kui sina ei tule meiega, ära vii meid siit ära. Ka meil peaks olema see sama suhtumine, kui Jumal, sina ei tule minuga. Tihtipeale see on see, mis ma ütlen, see Jumala ligil otsimine meie südames peaks olema nii võimas. Tihtipeale need südame hoiakud, see kangekaalsus või see uhkus on see, mis tihtipeale on see, kus Jumal ei saa tulla. Et see on see, et valvata seda igatsust, et tihtipeale me ajame taga piima ja mett ja Jumal õnnistab meid ja Jumal õnnistab ja annab meile. Aga küsimus on see, et Jumal, kas sa oled ühes minuga, kui ma seda kõike teen? Kas sa käid minuga seda sammu? Sest siin ta ütles, Jumal ütles, et ma teen seda, mille pärast Jumal tegi seda? Miks ta ütles? Ma olen tõotanud Abrahamile, Iisakile, ta pidas lepingut. Aga ma ei saa tulla kaasa, sest kui ma tulen kaasa, ma olen liiga püha, ma olen liiga... Ja ma pean teid hävitama, et ma teid ei hävitaks teil, saad aru, ja Mooses ütleb selle peale, kui sa ei tule, ära vii meid siit ära. Me varem oleme ilma piima meeta, aga me oleme koos sinuga. Amen. See peaks olemagi see tuleb see südamete hoiakas, sest ta ütleb, et te olete milline rahvas. Milliseks rahvaks Iisraelit Jumal pidas? Kangekaelseks. Ja kui me teame läbi kõrbe, nad kogu aeg, Jumala auhiil, kui selle Jumala ligi oli selle, kogu aeg vingusid, virisesid, aga mis ma tahan välja tuua, on see just see südame hoiakute õigmine Jumala, sest ma ütlen, miks ma seda räägin, me oleme täna siin ja kiitus Jumalale, et me ei langest nende samadesse lõksused, mille lõksu paljud Kristus on langenud. Ma olen nii palju seda kuulnud, aga miks ma pean koguduses käima, aga miks ma pean seda tegema, sest Jumal ütles. See on see, Jumal ütles, parandage meelt, aga Jumal armastab nii, kui ma olen. Ei, ta ei armasta meid nii, nagu me oleme. Me ei talu enam krõbedaid ja tugevaid jutlusi, sest me tahame kogu aeg saada mett moka peale. Meie ei taha, me oleme siin ja me käime koguduses. Kui palju mul on öelnud, ma räägin sellest, miks ma seda välja räägin, et meil see janu nälg veel suurem oleks, et Jumal vajab inimesi, nagu meie oleme. Ta vajab, aga lihtsalt on see, et hoida veel kõvem kinni, et see süda hoida õigena kogu aeg Jumala ees. Ükskõik, mis on, Jumal, sul on midagi vastu. Ja ma tahan, arma jaga seda Jesaja, mis sa oled lugenud neid 3 peatüki, kui Jumal noomib läbi Jesaja Iisraeli rahvast. Kas sa jagaksid seda? Ja, jaga seda meile. Et see on väga, väga huvitav nagu selle koha pealt, et kuidas kus ta ütleb ka selle ühe kohal, räägi välja, ära ole vait. Räägi välja, ära ole vait. Aga see ongi see, et kus ma tahan välja tuua, et see maailm ei saaks meid kuidagi kätte. Me oleme siin, me talume krõbedaid jutlusi, aga lihtsalt on see, et seal on alati on teatud siuksed, et ma annan selle mikrofoni sulle üle, et siis sa saad
nii õnnis on, õnnistus või õnnis olemine, see mõiste viitab jumalikule soosingule ja heaolule. Sest Jumal oli rääkinud, et õnnistatud on kõik, mis ta oli see 5. Moosese 28, esimesed 14 salmi, eks ju. Et ta räägib õnnistusest, kui keegi teeb, kui nad teevad seda, kui meie teeme seda, mida Jumal tahab, mida Jumala sõna ütleb, kui me püsime sellest, kui me püsime Kristuses, püsime tema õiguses, me oleme õnnistatud. Kui me oleme sõna tegijad, mitte üksipäinise kuuljad. Me peame püsima Kristuses, siin ta ütleb, kes püsib selles, kes püsib õiguses, kes peab hingamispäeva ega riku seda. Ehk hingamispäev, ma vaatan, kas mul on siin. Hingamispäev oli märk Jumala ja Iisraeli vahelisest lepingust. See symboliseeris usaldust Jumala vastu, Jumal kui varustaja, Jumal kui hoidja, Jumal kui kaitsja. Ja hingamispäeva rüvetamist peeti väga tõsiseks süüteoks. Ja kes hoiab oma kätt igast kurjast teost. Ärgu rääkigu ega öelgu issandaga liitunud võõras, vaata see on väga huvitav, eks ju. Ta räägib, ärgu rääkigu ega öelgu issandaga liitunud võõras. Issand eraldab mind muidugi oma rahvast ja kohitsetu ärgu öelgu, vaata, ma olen kuivanud puu. Iisraeli püha rahvas, omand rahvas olid juudid. Võõrastel üldiselt ei olnud asja sinna, eks ju. Samas need kohitsetud või eunuhid olid need, kes ei saanud lapsi. Nad olid sotsiaalselt madalamal positsioonil. Neid ei lubatud templitesse. Neil ei olnud pärandit, kuna neil ei olnud lapsi. Nende nimi ei olnud austatud. Ja nüüd profeteerib ta seda ette, et Kristuses võib tulla võõras Jumala ligi ja võib tulla ka see, kes on sotsiaalselt haavatud, kellel ei ole riigi või rahva või ühiskonna silmis mitte mingit positsiooni. Ta ütleb, et ärgu see öelgu, et ta on kuivanud puu. Ehk tema elu on vilets, sest Kristuses Jumal lubab midagi neile. 4. salm, sest nõnda ütleb issand, kohitsetuile, kes peavad mu hingamispäevi ja valivad, mis on mu meele järgi ja peavad kinni mu lepingust, neile ma annan oma kojas ja oma müüride vahel mälestusmärgi ja nime, parema kui pojad ja tütred. Mina annan neile igavese nime, mida ei saa hävitada. See on tõotus sellele või see eeltähendus, et Kristuses ühendatakse rahvad. Ta räägib 6. testamendis, et ühendatakse paganad ja juudid Kristuses, just kui uus liik on. Ja ta annab mõista, et need inimesed, kes peavad kinni mu lepingust, Jumala lepingust, eks see on meie tahe, meie valik, meie otsus, mida me teeme, pidada kinni sellest lepingust, mis Jumalal on või mis nagu, kuidas öelda, Jumal on seadnud oma sõna, oma tahte ja ta ütles, et need, kes mu lepingust kinni peavad, neile ta annab oma kojas ja oma müüride vahel mälestusmärgi ja nime. Ehk koda viitab templile, mis oli Jumalast, Iisraeli rahval oli ta Jumala teenistuse paik ja see symboliseerib Jumala kohalolekut rahva seas. Ehk ta viitas, et need võõrad, kes nendega liituvad, ehk Kristuses paganad, kes saavad ka Jumala rahvaks, on osa Jumala ligiolust. Ta viitab sellele. See on justkui nagu eellugu sellele, kuhu ma tahan jõuda. Ja mälestusmärk tähistab austust ja mälestust ja nimi tähendab identiteeti ja pärandit. Ehk tegelikult ütles nendele, kellel ei ole justkui, kes on haavatavas olukorras sotsiaalselt või on madala klassi esindajad. Ta ütles, et Jumala ligiollu on nad kõik Kristuses ju oodatud. Kristuses on meil kõigil Jumalaga osadus, meil on koht Jumala ligiolus ja tema aus ja Jumal annab oma identiteedi ja pärandi meile.
ja võõrad, kes on liitunud issandaga, teenivad teda ja armastavad issanda nime, et saada tema sulaseiks. Kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust. Needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas. Ja nende põletus ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased, sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele. Ehk see leping on laienenud ka meile, et see on kinnitus, et me oleme Kristuses. Ja see leping, me oleme lepingurahvas samamoodi, et mis ma tahtsin siit välja tuua, et see ei ole, et tol hetkel ta kirjutab juutidele, aga see on ettekuulutus, et Kristuses on paganad ka ühendatud ja meil on osadus Jumalaga ja see tähendab, et me oleme lepingurahvas, samamoodi me oleme valitud rahvas, Jumala poolt valitud rahvas, nagu pühapäeval oli juttu, et me oleme valitud rahvas, püha rahvas, tema omand rahvas, püha preesterkond, nüüd me Kristuses oleme seda kõik. Jumala enda valitud rahvas. 8. salm, issanda, Iisraeli hajutatuid koguva Jumala ütlus. Ma kogun tema juurde veelgi lisaks neile, kes tema juurde on kogutud. Ja nüüd ta jätkab teise tooniga, ta rääkis sellest, et Jumalal on leping ja meil on leping, on 2 osapoolt. Ja ta tõotab seda osadust meile kui lepingu osapoolele. Aga ta muudab tooni siin 9. salm. Ja ta ütleb, kõik loomad väljal, tulge sööma, tulge kõik metsloomad. See tihti neid loomi või metsloomi nähti, see nagu sümboliseeris neid välisvõime, välisriike. Ja ta justkui kutsus, tulge. Tema vahimed, sest miks? Tema vahimehed on kõik pimedad, nad ei mõista midagi, nad kõik on nagu tummad koerad, kes ei saa haukuda. Nad armastavad tukkuda, magavad norinal. Nad on naplad koerad, kes ei saa iialgi küllalt. Nad on karjased, kellel ei ole arusaamist. Kõik nad pöörduvad oma teed, igaüks eranditult oma kasu poole. 10. salm New Living Translation ütleb, sest mu rahva juhid, issanda valvurid, tema karjased on pimedad ja asjatundmatud. Nad on nagu vaiksed valvekoerad, kes ohu saabudes ei hoiata. Nad armastavad lamada, magada ja unistada. Contemporary ütleb, teie Iisraeli juhid peaksite olema valvekoerad, kes kaitsevad mu rahvast, aga teie ei näe midagi ega hoiata neid kunagi. Te ainult tukastate ja unistate. Kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, näete, siin peatüki alguses räägib, ennustab ette nagu Jeesuse tulekut ja kuhu ta nüüd jõuab sinna, et nad juhid on täielikus ja ka Iisrael on mingis vaimses pimeduses, nad on kõik magavas olekus, nad kõik tukuvad ja mida Piibel ütleb? Valvake, ütleb enne Jeesuse tulekut, valvake, valvake. 10 neitsi lugu tuli meelde kohe. Nad jäid tukkuma, nad jäid magama, nad kaotasid valvsuse. Teadmatus või siis see arusaamise puudumine siin viitab ka hoolimatus kohustuste suhtes. Neil oli kohustus teada, mis on nende olukord, mis on nende seisukord, mis on nende vaimne koht, kus nad on vaimselt. Nad ei teadnud. Nad olid täiesti mandunud ja isegi see, et kui nad oleks näinud rahvas hakkab liikuma Jumalast kaugemale, siis nad ei hoiatanud enam. Sest nad ei teadnud ise ka enam, kus nad vaimselt on. Sest ta edasi räägib või ta ütlebki siin, miks. Kõik nad pöörduvad oma teed. See ütleb, miks nad olid vaimselt mandunud, kuhu nad olid jõudnud, kuhu positsiooni nad olid jõudnud omadega. Kõik nad pöörduvad oma teed.
see tuleb meelde jätta, kui me edasi liigume. Kõik nad pöörduvad oma teed, igaüks eranditult oma kasu poole. Neil oli kasu silme ees. Tulge, ma toon veini, rüüpame vägijooki, olgu homne päev nagu tänane veel palju suurepärasem. Mulle meenus sellega see, kus isand andis Sulasele ülesande anda teistele toidust neile sobival ajal, eks ju. Ja ta ütles, et õnnis on Sulane, kelle isand leiab seda tegevat. Aga kurisulane on see, kes hakkab purjutama, tegema seda, mida tema tahab ja siis kaassulaseid peksma, sööma, jooma, solvama. Seesama peksma on inglise keeles oli solvama ja pahanduma. Et siin, mis siin juhtus, täpselt sama asi. Nad läksid oma kasu peale, nad läksid oma teed, oma kasu, söömine, joomine, purjutamine, kõik, mis oli ja täiesti vaimselt magasid. Nad ei teadnud aega ega ajastut enam. Ehk siin tegelikult viitab nagu sellele, et üleskutse vaimsele ärkamisele. Et on vaja üles ärgata, sest Uus Testament räägib väga palju sellest ärkvelolekust, valvamisest, tähelepanu hoidmisest. 57 peatükk hakkab, õige sureb, aga ükski ei võta seda südamesse. Ja vagad mehed koristatakse ilma, et keegi märkaks. See võib näidata ka ühiskonna täielikku laostumist. Aga kuid õige koristatakse õnnetuse eest, ta läheb rahusse, oma voodites hingavad need, kes on käinud sirget teed. See on ainult üks salm ja 2 salmi. Ja 3. see on nüüd see peatükk, kus ma mõtlen, et kuidas Jumal näeb seda lepingust mitte kinnipidamist. Ta ütleb, aga teie tulge siia, te nõiamoori lapsed, abielurikkujate ja hoorade sigitis, ta ütleb oma rahvale seda. Ta ütleb väga karmilt. New International tõlge ütleb, aga tulge siia, te nõiapojad, abielurikkujate ja prostituutide järglased. See nõiapojad tähistab seda, neid inimesi, kes tegelesid paganlike rituaalidega ja olid mõjutatud nendest, näiteks nõidusega, mis oli juutidel väga rangelt keelatud. Ja nõidus oli seotud ebajumala kummardamise ja mässuga. Ja ta ütleb seda ju väga-väga karmilt. Ta kutsub neid abielurikkujateks ja hooradeks. Neid, kes ei pidanud tema lepingut. Kelle üle te tunnete rõõmu, kelle vastu te ajate suu ammuli, näitate keelt. Jälle teine tõlg ütleb, keda te pilkate. Ehk see, et on natukene retooriline küsimus, millele vastust ei oodata, see näitab lugupidamatust Jumala vastu. Ta toob välja selle, et Iisraeli lapsed olid väga lugupidamatud Jumala vastu, sest keele näitamine oli väga-väga lugupidamatu käitumine, samamoodi igasugune, inglise keel ütleb urisete ja oma keelt välja ajate. Et kõik need näitasid lugupidamatust Jumala suhtes. Solvamine, pilkamine. Ja eesti keel ei too välja seda küsimusena, inglise keel toob välja küsimusena. Siin on ikka küsimus. Et kelle üle te tunnete rõõmu, kelle vastu te ajate suu ammuli, näitate keelt, eks te ole üleastumise lapsed, vale sigitis, teie, kes kirest hõõgute, tammede varjus, iga halja puu all, teie, kes tapate lapsi orgudes, kaljulõhede vahel, oru siledate kivide seas on su osa, need on su liisk. Ehk ta räägib siin sellest, kuidas Iisrael oli taganenud Jumalast, kuidas nad olid võtnud üle, siin toob välja kaananlaste, ma ütleksin, teatud uskumused ja kultuuri. Ehk nad olid, Jumal oli öelnud, et kui ta rahva Egiptusest välja tõi, et ärge võtke üle neid kombeid, seda elustiili, mis Egiptuses oli, ärge võtke kaasa. Ja kui te lähete maale, mille ma teile olen andnud, siis ta ütles, et ärge võtke seda elustiili üle. Ärge muganduge selle elustiiliga, nende kommetega, mis seal on. Ta hoiatas neid. Ja praegult siin on näha seda, et nad on üle võtnud selle, nad on mugandunud selle ühiskonnaga, mille sisse nad sattusid. See on kaananlaste
komme on see käia tammede varjus, ehk tegelikult olid seal tammehiied, kus ohverdati, seal olid nii seksuaalperverssusi toimetati, kui ka vaimne, ütleme, see abielu rikkumine oli seal. See oli kõik, nagu Jumal nägi seda abielu rikkumisena. Seda, et nad läksid, võtsid osa üle teise kultuuri kombeid, võib-olla nad pered segunesid, nad mugandusid sellega, sest neile tundus äge, ta ütleb, et te hõõgute kirest. Nende kirg oli teiste jumalate järgi. Ja see ei pruugi olla niimoodi, et neil oli Jumala kuju, vaid nad võtsid osa. Nii nagu Eestis, ma ise mõtlesin sellele, et Eesti on täielik paganlik rahvas. Meil on samamoodi tammehiied. Need on tõenäoliselt kultuuripärand. Meil on ohvrikivid, mis on kaitse all. See täielik paganlus on meil kaitse all tegelikult. Me ütleme, see on kultuur, Jumal ütleb, kuna me oleme lepingu rahvas nüüd, ütleb ta, see on abielu rikkumine, kui te siin olete. Tegelikult kõik need, ma hakkasin mõtlema, et tõesti need liulaskmised, et lina pikaks kasvaks või igasugused tule ja vihmaloitsud, meil on väga palju loitsulaule. Meie nimetame seda pärandiks, me nimetame seda kultuuriks. Jumal ütleb, et kui te neid järgite, siis te olete huurajad, sest me oleme Jumala rahvas. Me ei saa elada nii enam, nagu me ise tahame elada. Ja ta ütles ka neile, et nad käivad seal, nad hõõguvad kires selle kõik, see on nende jaoks nii põnev, nende juutide jaoks, sest ütleb, te kirest hõõgute tammede varjus iga hall ja puu all, teie, kes tapate lapsi orgudes, see oli väga keelatud. Ja nad võtsid kaananlaste kombe üle, sest nad ohverdasid lapsi. Kaljulõhede vahel, mis viitab seda, et nad ei tahtnud teha teatud asju avalikult. Nad teadsid, et see on vale ja nad ikka tegid. Nad teadsid, et Jumal on keelanud ja nad läksid ja varjatult tegid neid asju, mida Jumal oli keelanud, aga mida nende kaananlaste mooluk lubas ja mida kaananlased tegid, sest nendel ei olnud lepingut Jumalaga, see oli nende jaoks okei. Nemad ei olnud omandrahvas, aga Iisrael oli ja nad ei teinud vahet, nad mugandusid ja nad ei oleks tohtsid seda teha. Ja ta ütlebki, et seal siis okei, see ongi sinu pärand, see kaos ja häving, see pimedus, Jumal ütlebki, see on su liisk. Neile oled sa valanud joogiohvrit, viinud roaohvrit, kas ma sellega lasen ennast lepitada? Nad võtsid Jumala ohvri toomine, joogi ja roaohvrid olid see, mis oli Jumal määranud. Nad võtsid elemendid ja segasid paganlike rituaalidega ja Jumal ei lubanud seda teha. Nad võtsid osa oma kristlikust või sellest, mitte kristlikust, aga neil oli judaism sellest, mida Jumal oli neile öelnud ja segasid siis selle paganliku rituaaliga. Kõrgele ja väljapaistvale mäele seadsid sa oma voodi. Sinna üles läksid ja tapaohvreid ohverdama ja ukse ning piitade taha sa panid oma tunnusmärgi, sest minust lahkudes sa riietusid lahti ja läksid üles, tegid oma voodi laiemaks, kauplesid enesele neid, kelle voodeid sa armastasid, vahtisid kürva. Väga rangelt öeldud. Ta viitab sellele, et tegelikult vaata, Egiptuses nad tegid ju uksepiidad ja uksed kokku juudid, et ei tuleks häving, ei tuleks surm, see oli lepingumärk. Aga nad võtsid jälle ühe osa ja reostasid ja rüvetasid selle nende nii-öelda maailma asjadega. Ja vaata, kuidas Jumal näeb seda, et nad tegid mingeid lepinguid maailma inimestega, ümberkaudsetega. Ta ütles, et sa oled oma voodi sinna seadnud, sa oled laiaks teinud selle voodi, et tulge siia. Sa oled ennast riidest lahti võtnud. Nii kaugele, Jumal ütles, ta nägi, et Iisrael läks selle ebajumala kummardamisega, et see, et Iisrael ei pidanud lepingust kinni, võrdus Jumalale reaalselt abielu rikkumisena. Ja see on see, miks ma hakkasin mõistma Jakobusest seda, kus ta ütleb, et sõprus maailmaga on vaen Jumala vastu ja ongi, sest Jumal nii näebki, nii karmilt ta seda näebki, kui me eelistame Jumalale maailma, kui me eelistame neid tegevusi, kui me südames, see on see, et ma tulen kogudusse,
aga mu süda põleb, et ma tahaks hoopis sinna minna. Mingit maailma asja tegema, ma tahaks hoopis kinno minna. Mul on põnevus selle järgi, ma tulen, teen kohustuse siin ära. On tegelikult sama asi. Siin. Et nad tegid neid ohvreid, aga Jumal ütles, et sellega te olete selle voodi laiemaks teinud, kauplesid enesele neid, kelle voodeid sa armastasid, vahtisid kõrva, ehk väga niisugune intiimne. Nad juba suhtusid väga nendesse kõik lepingud, nad tegid tõenäoliselt ka lepinguid välisrahvastega, mida Jumal ei tahtnud, et nad teeksid, sest ta ütleb, sa laskusid alla Mooloki juurde õliga ja priiskasid oma võietega, sa läkitasid oma käskjalad kaugele ja sügavale alla kuni surmavallani. Sa väsisid oma paljudest rännakutest, aga sa ei öelnud lootuseta. Ilma Jumalata need teed, mis nad Iisrael käis, need väsitasid. Nad tegid lepinguid, siin on Assüüria ja Egiptusega, mis nad tegid erinevaid, aga Jumal ütles, et nad ei oleks tohtinud neid teha. Ta ütleb edasi, sa leidsid uut elujõudu, sellepärast sa ei nõrkenud. Ja nüüd ta küsib, keda sa pelgasid ja kartsid, et sa valetasid? Sa ei meenutanud mind ega võtnud seda südamesse. Ehk seda Jumala kummardamist ja oma lepingu rikkumist peab Jumal valetamiseks, sest Iisrael rikkus lepingut. Me ütleme tihti, et Jumal on ustav, Jumal peab oma lepingut. Jumal tahab, et ka meie oleksime ustavad ja peaksime lepingut, nii nagu ta ootas, et Iisrael oleks ustav ja peaks lepingut, sest see oli tema omand rahvas. Samamoodi ta ütleb, et meie, kui me oleme nüüd Kristuses, me oleme tema omand rahvas, ta tahab, et ka meie peaksime oma lepingu osa. Sest tõenäoliselt olid, kui ta küsib, keda sa pelgasid ja kartsid, et sa valetasid, Iisraeli võis karta oma naaberrahvaid, kellega ta tegi neid liitusi, nagu ma ütlesin, see Assüüria või siis Egiptus, kellega ta tegi. Aga huvitav on see, et ta ütleb, et sa ei meenutanud mind ega võtnud seda südamesse. Eks ole, mina vaikin ammusest ajast ja seepärast sa ei karda mind. Eesti keeles on väide, inglise keeles on, et ma vaikin ammusest ajast. Kas see on see põhjus, miks sa ei karda mind? Ja see oli üks asi, mis mind kõnetas. Et kui Jumal vaikib, kaob Jumala kartus. Sest ta ütleb, et mina vaikin ammusest ajast ja seepärast sa ei karda mind. Et kui Jumal vaikis, siis see viis Iisraeli enesega rahuloluni. Jumal võis vaikida mitmel põhjusel, aga siin on tegelikult välja toodud, et nad olid tema vastu pattu teinud. Mina teen teatavaks su õiguse ja su teod, aga need ei aita sind. Ja see ei ole see õigus, mis meil on Kristuses, vaid see oli see õigus, mida nemad arvasid. Et siin tulebki vahet teha, et me tihti arvame, et meil on õigus või me kuulame kedagi, kes ütleb, et lähtub sellest, mis on maailma õigus või meie arvates õigus. Aga õige on see, mida Jumal õigeks peab. Kui sa kisendad, siis päästku sind su ebajumalate jõuk, aga tuul viib need kõik, tuule õhk võtab nad ära. Kes aga otsib abi minu juurest, see pärib maa, omandab mu püha mäe. Et nüüd tuleb välja, minu arvates Vanas Testamendis tuleb Jumala loomus nii imeliselt välja, et Jumal räägib väga pikalt sellest, kuidas Iisrael ei ole oma lepingut pidanud, kuidas nad on, tema näeb, et nad on ringi hooranud, abielurikkujad, nad on nõiamuri lapsed ja petised ja kes nad kõik on. Ja siis ta ütleb, et aga need jumalad, kui sa nüüd hädas oled, eks sa hüüa neid appi, aga nad ei aita sind. See on üks, mis selge, nad ei aita sind, aga kes otsib abi minu juurest ja ometi ta toob selle välja. Ma mõtlen, milline süda, milline armastus, milline heldus ja alastus ta toob välja. Aga kes otsib abi minu juures, see pärib maa, omandab mu püha mäe, ehk ta saab osa minu ligiolust,
minu pühadusest. See püha mägi on see, et ma saan osa Jumala ligiolust. On öeldud, sillutage, tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt, sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures. Inglise keel ütles mitte rõhutute, vaid rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. Inglise keel ütleb kahetsevaid südameid. Need, kes tulevad meeleparandusele. Ta räägib meeleparandusest, ta kutsub üles meelt parandama oma rahvast. Et alandlik ja see, kes nüüd pöördub oma kurjadelt teedelt, oma nendelt teedelt, mida tema arvab, et on õige, aga Jumal ei arva, et need on õiged. Et nendelt teedelt, kui ta nüüd ära pöördub ja meelt parandab, siis Jumal turgutab neid ja elustab neid, sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane. Muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud. Tema ahnuse süü pärast ma vihastasin. Kui ta rääkis siin enne nendest, ta ütles, kõik nad pöörduvad oma teed, igaüks eranditult oma kasu poole, oli 56. Ja mille pärast Jumal vihastus? Tema ahnuse süü pärast. Inglise keel ütleb, tema patune ahnus ajas mind marru ja lõin teda ning peitsin vihas oma näo, aga tema pöördus ikka ja jälle oma südame himude poole. Ehk ta vihastas, ta tahtis korrigeerida, tahtis parandada, ta peitis oma näo, ehk ta võttis ära nagu selle soosingu ja ta oli vihane, aga ent tema käis taganejana oma enese südameteed ikkagi. Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda, vaatamata sellele, et on näinud kõike, mida Iisrael tegi. Jumal ütleb, nüüd tuleb see Jumala armastav loomus välja. Ma parandan ja juhatan, ma tasun temale troostiga ning pakun ta leinajale huulte vilja. Rahu kaugel ja lähedal olijal, ütleb Issand, ja ma parandan teda. Aga õelad on otse kui mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda. Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal. Ta ütles, ta kutsub meeleparandusele, ta näitas seda, mis teed nad olid käinud, et nad olid temast ära pöördunud väga karmilt. Nad elasid oma elu, nad elasid niimoodi, nagu nemad arvasid, et nad tahavad elada või nagu nemad arvasid, et on õige. Nad ei lähtunud enam sellest, mida Jumal õigeks pidas. Ja nüüd tuleb see koht, mis mind täiesti mõtlema pani. Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otse kui pasun. Tollel ajal Iisraelis puhuti jäärasarv ehk šofarit ja seda puhuti teatud puhkudel. Siis, kui algasid pühad, siis, kui oli vaja hoiatada eelseisva ohu eest või kutsuti Jumala teenistusele. See oli väga äratuntav heli ja selle eesmärk oli see, et kõik kuuleksid, pööraksid tähelepanu fookuse sellele, sest järgnev teadaanne oli väga oluline. Ja oluline oli, et kõikidele see teatavaks saaks tehtud ja asi oli pakiline, kui seda tehti. Ja Jumal ütleb nüüd, hüüa täiest kõrist, tal on midagi öelda. Tal on midagi öelda. Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud. See oli see, et nad olid lepingut rikkunud, nad olid pöördunud teiste jumalate poole. Nad olid pöördunud sellise tegevuse juurde, mida Jumal ei lubanud. Jumalal on teatud, oma rahvale teatud kuidas öelda, normid või koodeks ette nähtud, mida nad pidid tegema, mida nad võisid teha, mida nad ei tohtinud teha. Samamoodi on meil on küll õigus Kristuses, me oleme õiged Kristuses, aga meil on vaja elada ja teha neid tegusid, mis on kooskõlas selle õigusega. Me ei saa elada nii, nagu meie tahame, ise nii, nagu meie tahame, nii nagu mulle meeldib elada. Kui ma olen Kristuses, siis ma pean püsima Kristuses ja ma pean ka elama selle õigusega kooskõlas.
nii nagu Jumal ette näeb, mitte nii nagu mina arvan, vaid nii nagu Jumal ette näeb. Ja kuula teist salmi, mis ta ütleb väga huvitavalt. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. See on niisugune tunne, et see vastuolus ju. Ta just ütleb, kõigepealt peab pika selle peatüki sellest, kuidas nad aelevad ringi teiste jumalatega, tohutu ebajumala kummardamine, tohutu jumalast tagamine, Jumala pilkamine, Jumala kartus puudub, Jumala austus puudub, inimene elab täpselt nii, nagu tema tahab. Ja nüüd ta ütleb, et te otsite, nad tahavad teada minu teid, nagu oleksid nad õiglane, aga siin ta just ütlebki. Ta alustab ju sellest, et te teatavaks mu rahvale nende üleastumine. Süda oli sellel rahval mujal. See oli väline, see oli religioosne. Jumala otsimine näitas, oli nagu põhimõtteliselt kolme teona sai näidata. See oli templiteenistus, palve ja paast. See oli praegult, mida Jumal ütleski, süda teil ei ole. Nad hõõguvad nende tammede all, seal nad hõõgusid kirest. Aga siin võib-olla esiisadelt pärit mingisuguse kombe järgi nad tulid sinna Jumala kotta ja tegid neid riituseid, sest ta ütles, rahvas küsib, miks me paastume, kui sa seda ei näe, alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Paastu eesmärk oli meeleparandus, paastu eesmärk oli otsida Jumalat, pöörduda, kas siis saada vastuseid Jumalalt mingiks olukorraks või pöörduda enda teedelt ja ka leina eesmärgil oli paast. Aga nemad siin hurjutavad, et kaeblevad, et Jumal, sa ju ei näe, kui me paastume, sa ju ei kuule, sa ei näe, me ei saa sinu soosingut. Miks? Vinguvad Jumala kallal. Aga mida Jumal ütleb? Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib. Ja pigistate kõiki oma võlgnikke, inglise keel ütleb töötegijaid. Ta ütleb, te teete seda oma moel. Meil on väga levinud see, et ma teenin Jumalat, teenin nii, nagu mina tahan. Küll Jumal aru saab. Ma ei pea kogudusse tulema, mina teenin nii, nagu mina tahan teenida. Mina usun Jumalat nii, nagu mina tahan uskuda. See ei ole nii. Ta siin ütles, see ei ole nii. Te paastute nii, nagu teile meeldib. Aga me peame paastuma Jumalat teenima nii, nagu Jumal tahab, et me teda teeniksime. Vaimus ja tões, ütleb Piibel. Vaatate, paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Vägivald, see oli väga taunitud, seal, kus olid need leping. See näitas seda, et nad on Jumalast väga kaugele läinud, kui ilmnes niisugused vägivalla ilmingud. Paastute riiuks ja tüliks, et lüüa õela rusikaga. Nende paast tõi lõhesid, nende paast tõi riidu, tüli. See tähendab, tegelikult hakkasin mõtlema, miks see nii on, sest neil ei olnud osadust Jumalaga. Nad ei paastunud südamega, nad ei olnud südamega selle juures. See oli väline asi, mis oli vili. Viljaks oli riid, tüli, lahkelid, pilge, Jumala teotus. See oli vili, mis oli selle välise tegude tagajärjeks, millel puudus see, et inimesed südamega asja juures olid ja tegelikult Jumalat otsisid. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Ta ütles, see paast see tee teid kuuldavaks. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enese aseme kotiriidest ning tuhast, ütleb see väline. Te võite väliselt teha, aga kui süda selles ei ole, siis see Jumalale korda ei lähe. Ta otsib südant, otsib alastust, otsib seda, et me tõesti südamega igatseksime ja tuleksime tema juurde ja teeksime asju nii, nagu tema tahab, tema viisi järgi, nii nagu tema seda ette näinud on. Kas sa seda nimetad paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikkerihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked.
eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad ja kodutud. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Ta ütleb kaastunne, see on see, mida tema väljendab, armu, halastust, seda, et ka tema andis oma poja meile eluleib, Jeesus on eluleib, tema tuli valguseks siia, tema andis oma poja meile, et meie saaksime temas õnnistatud, päästetud, igavese elu. Ta andis midagi endast ja seda ootabki, seda kaastunnet, seda jagamist ootab meilt. Mitte seda kurjust, õelust, vaid et me väljendaksime tema loomust, kuuletuksime tema sõnale, teeksime asju tema viisil. See on see, mida ta tahab. Ta ütleb, sinu õigus käib su ees, issanda auhiilgus järgneb sulle. Sa oled ümbritsetud Kristuses, me oleme õiged. Me oleme õiged, meil on andeks antud. Ja Jumala ligiolu käib me taga. Seda ta lubab. Kui me kuuletume temale, me teeme seda, mida Jumal tahab. Me peame oluliseks seda. Siis sa hüüad ja issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne. Ehk sõrmega näitamine, süüdistamine, üleolev suhtumine, ma olen parem kui sina. Ja nurjatu kõne on igasugune vale kõne, laim. Kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal. Ükskõik, kus sa oled, ükskõik, mis olukord on, ta ütleb, ma luban isegi põuasel maal. Isegi siis, kui olukord on väga kehv, isegi kui väga halvasti tundub, et ühiskonnas on või mis iganes su elus juhtub, ma olen sinuga, ma toidan, ma aitan, ma kaitsen, ma hoian sind. Seda on ta lubanud, kui me teeme nii, nagu tema on öelnud, et me teeksime. Ta teeb tugevaks su luud liikmed ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelete sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Ma loen 13 salm. Kui sa hingamispäeval seisatad, ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib. Kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda pühapäeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühja sõnu. Nüüd ta toob uuesti välja selle, mis on Jumalale oluline. Ehk pead oma lepingut, sa pead oma lepingu poolt ka. See hingamispäev oli seotud puhkepäevaks, osaduseks Jumalaga, taastumiseks. Aga see näitas ka lepingut Jumala ja Iisraeli vahel. Meil on leping Jumalaga, Kristuses meil on leping. Ja Jumal on ustav, tema peab oma osa, aga ta tahab, et ka meie oma osa peaksime. Ja ta ütleb, ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib. See tähendab, et me ei saa teha kõike seda, mis meile meeldib. Me ei saa tulla, et ütelda halleluuja, tänu sulle Jumal, tõstame käed üles pühapäeval ja minna esmaspäeval ja elada nii, nagu me tahame. Keeda vihast, andestamatusest, olla kibeduses, pilgata, naerda tobedate naljade üle, teha tobedaid nalju, elada nii, nagu me tahame ja siis tuleme pühapäeval ja teeme jälle hea näo pähe. Seda nimetatakse selleks silmakirjalikkuseks, millest Jeesus hoiatas varisõre, kes siis olid tegelikult need Iisraeli juhid. Ja huvitav on see, et näiteks see silmakirjatseja on see sõna näitleja, kes võtab mingisuguse rolli. Kreeka keelest ma vaatasin. Et siis kui me võtame mingi rolli endale, et me teeme näiliselt hea näo, et ma olen väga püha, eks ju, aga sees tegelikult ussitab, siis me oleme silmakirjatsejad. Siis me võtame mingi rolli endale. Ja ta ütleb, et me ei tee tema pühapäeval seda, mis meile meeldib, vaid me teeme seda, mis Jumalale meeldib. Kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks, läheb veel samm edasi, et ma ei tule kogudusse või ei pea, ma ei tule kogudusse nii, et ma pean tulema, jälle ma pean tulema. Ma tulen rõõmuga, sest Jumal ütles, sa pead hingamispäeva rõõmuks. Sa pead osadust Jumalaga rõõmuks, sa pead piibli lugemist Jumalaga rõõmuks, tema käskude järgimist pead sa rõõmuks. Mitte kohustuseks, see on rõõm, sest Jumal on hea
tema heldus kestab igavesti, ta tahab parimat. Ja issanda püha päeva pead sa austusväärseks, sa austad seda, sa austad Jumalat. Heas mõttes kardad Jumalat, see on see aukartus. Ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu ega kõnele tühja sõnu. Siis sa tunned rõõmu issandast. Mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, issanda suu on rääkinud. Ja viimane salm, ma loen 59 peatükk. Vaata, issanda käsi ei ole päästmiseks lühike, nii nagu Iisrael arvas. Ta kaebas, sa ei kuule, sa ei näe, aga tema ütleb. Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, seepärast ta ei kuule. See on see põhjus, miks ta ei kuulnud. Ja see on see, mis tegelikult, mis mind väga kõnetas siin, on see, et kui Iisrael tegi, mida ta tegi, eks ju, ta käis seal tammehiites sellepärast, et kaanalaste kultuur võib-olla nägi seda ette. Nende uskumused nägid seda ette. Nad võtsid osa, nad mugandusid sellega, nad libisesid sinna ära Jumala teenimisest, sellest lepingust, mis Jumal oli neile öelnud. Jumal oli väga selgeks teinud oma lepingu, oma tingimused. Ütles, te olete minu omand rahvas. Ja nad ometi läksid sinna, Jumal hoiatab ka meid, ärge muganduge selle maailmaga. Ja see reaalselt, ja kui ma vaatasin seda 58 peatükk, et tegelikult Iisrael teenis Jumalat ka väliselt. See kõnetas nii palju. See on justkui tõesti, see on justkui nagu see jäärasarv puhuks või keegi puhub seda. See on selline tunne, et Jumal tahab, et nagu see, mis mu seest nagu tuli, et ta tahab, et me ärkaksime reaalselt südamega. See on nagu kogu kristlaskond, et ma ei räägi nagu siia ainult, vaid see on nagu justkui kogu kristlaskond. Ärgake üles sellest unest, ärgake üles sellest, et te olete lepingust kõrvale kaldunud. Te ei saa elada nii, nagu te tahate. Te ei saa elada, sest sellel on tagajärjed. Aga Jumal tahab nagu turgutada ja üles äratada seda, et mina olen ustav Jumal. Tema peab lepingut, ütleb, olge teiega ustavad enda osas. Ärge hoorake ringi maailmaga, ärge olge need abielurikkujad, kes hõõguvad selle maailma põnevuse järgi, kõige selle järgi, mida maailm pakub. Vaid tulge Jumala juurde, olge rõõmsad tema osaduse üle, olge rõõmsad selle üle, et on andnud teile käsud, sest need on eluks, need on õnnistuseks. Ta tahab õnnistada, tahab olla osaduses meiega. Ja tegelikult on ka see, et kui Iisrael käis, oligi üles alla, ta käis niimoodi, siis Jumal hoidis neid nii palju, kui sai. Ta kutsus neid pidevalt meeleparandusele, aga kui nad meelt ei parandanud, läksid nad vangi ära. Üks oli näiteks Babyloonia vangipõlv, oli üks, sest Jumal ütles, et ma tegin teile teatavaks prohvetid, aga te ei kuulanud neid, te tapsite nad. Ja Jumal ütleb tegelikult tänapäeval samamoodi, jah, meil on Jumala arm, meil on Jeesuse veri, aga meil on kohustus oma lepingut ikkagi pidada. Mitte tallata seda verd jalge alla. Meil on kohustus elada jumalakartlikku elu, sest meid on pandud taevatähtedeks siia. Meil on pandud selleks valguseks siia. Me peame eristuma maailmast ja olema justkui tegelikult ka need Jumala saadikud siin maa peal. Elama seda elu. See on see, et me mõnikord mõtleme, et me käime nagu koguduses, nagu siin nad käisid. Ta ütleb, et nad isegi otsisid Jumalat. Aga oma kasuks. Jakobuse kiri ütleb ka, et te palvetate, aga te palvetate pahasti, te palvetate oma kasu pärast, te tahate oma kasu. See on see põhjus, miks ei ole, miks te taplete ja kraaklete kogu aeg. Ma leidsin praegult nii palju, kui ma Jakobuse kirja vaatasin, et see räägib nii palju sellest nagu Uue Testamendi võtmes, sellest Jesaja kirjast. Et see oli see, mis minul südames oli, on see, et Jumal kutsub nagu mõtlema selle peale, et tõesti see nagu meeleparanduse see pool on, et ta kutsub teenima teda vaimus ja tões ja eralduma väga selgelt maailmast, sest me oleme tema omandrahvas, tema lepingurahvas.
me teenime teda. See on absoluutselt hämmastav nagu, et kiitus Jumala, et me oleme täna siin ja me teenime Jumalat ja meil on nälg ja Jumala asjade järele. Aga noh, miks see mind ka puudutas, kui siis jagas eda mulle seda, et see oligi täpselt sama, et seltskondades viibimised ja kus lihtsalt sa ei tee vahet, kas ta on maailma inimene või ta on kristlane. Ja siis nad ütlevad sulle, et ma teenin Jumalat nii. Aga see nagu ma tõin ka välja, see nagu janu või nälg Jumala ligiolu järgi peab olema nii suur, et kui see rikkus ja see kõik, mis seal on, et me ei lähe mitte kuhugi ilma Jumala ligioluta. Amen. Et Jumal, kui sind ei ole, mina ei lähe sinna, ma ei lähe sellele tõotatud maale isegi mitte. Ja mulle meeldib, ma tahan lõpetuseks lugeda paari laulu, kuidas Taavet laul 27, 4-6 ütleb Taavet, ühte ma olen palunud Jehovalt, seda ma üksnes nõuan. Kui te ette Taavet, et ühte ma olen palunud, ühte ma ainult nõuan, et ma saaksin asuda Jehova kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Jehova teenistuse arvsust ja mõtiskleda tema templis, sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgis pelgupaigas, ta tõstab mind üles kaljule, nüüd kerkib mu pea ülesse mu vaenlaste, kes mu ümber on ja ma tahan tema telgis ohverdada hõiskamisohvreid, ma tahan laulda, mängida Jehovale. Ta ütleb, et ühte asja ma nõuan. Mida? Et ma saaksin näha Jehova koja, siis teenistus Jumala ligiolus aega veeta, sest tol ajal oli see, et Jumala ligiolu oli kus kohas? Jumala kojas, Jumala templis. Nüüd, kus on Jumala ligiolu, ta on meiega kogu aeg. Iga kell me võime astuda tema ligiolus, veeta aega tema ligiolus. Ja üks koht, kus on kogudus, on see koht, kus Jumala ligiolu, see peaks olema see nälg ja janu, mis meil on, et Jumal, me tahame kogeda sind. Amen. Aga see ongi see täpselt sama, need südame hoiakud, sest oligi täpselt sama, nagu mida Iisrael tegi ja ka mina oma elus olen, miks ma seda ka räägin, ma olen aus, ma olen absoluutselt aus, aga ma olen oma elus läinud läbi sellest perioodist, kui ma teenisin Jumalat puhtalt kohustusest. See oli see, et ma lihtsalt tegin, siis ma teadsin, et see on õige, aga tegelikult mu süda oli mujal, ma tahtsin muid asju teha. Kiitus Jumal, see on aastaid tagasi juba, aga see oli üks periood minu elus, kus ma käisin koguduses, sellepärast ma pean käima koguduses, sest ma lugesin Piiblis, aga minu süda ei olnud, kui ma kogudusse läksin. Ja see oli, ma mäletan, kui kuiv see oli ja kui oli siuke, aga ma teadsin, et viga ei ole Jumalas, viga ei ole koguduses, viga ei ole pastoris, et viga on minus. Ja mul mäletan seda päeva, kui ütlesin, et Jumal, tegelikult sa oled ju hea Jumal, sa oled ustav Jumal, sa oled õige Jumal, sinu sõna on imeline. Sinu ligiolu on imeline. Ma mäletan seda päeva muutust, nagu vau, halleluja Jumal. Ja kus ma oma südame siis muutsin Jumala poole. Ja see on täpselt nagu Taavet ütles, ühte ma nõuan, ühte ma tahan asuda Jehova kojas kui kaua. Eluaeg, kogu aeg. Amen. Amen. Või laul, näiteks laul 63, viimane siis tänaseks, viimane laul 63, 2-9, vaata, mis Taavet ütleb, see väga huvitavalt ütleb. Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin, kuna? Vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu kuival ja põudsel maal, kus pole vett. Nõnda ma vaatasin sinu pühamust ja et näha su väge, su auhiilgust, sest sinu heldus on parem kui elu, mu huuled ülistavad sind. Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja, sinu nimel ma tõstan üles oma pihud, nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suu kiidab sind hõiske huulil, kui ma sind meenutan oma voodis ja sinule mõtlen vahikordade ajal, sest sina olid mulle abiks. Ja su tiibade varju all ma võin hõisata, mu hing ripub su küljes, su parem käsi toetab mind. Mis ta ütleb? Kas pole huvitav? Mu hing ripub kus kohas? Kus kohas Taavet, et mu hing ripub? Jumala küljes. Kas pole hämmastav? See on täpselt samamoodi, et see nälge enu, et see süda, et Jumal, ma tahan olla kogu aeg koos sinuga.
tunda sind, teha seda, mis sulle meelepärane on. Ja see on see, mis hakkab meid eraldama maailmas, eraldama sellest kõigest. Me hakkame nägema rohkem ja rohkem Jumala au, Jumala väge ja me saame nägema Jumala üleloomulikku ligiolu. Kõik need asjad tulevadki sellest. Ja vaata üks asi, mis kõnetas kirja kohta, kui enne loetisin, oli see, et Jumala kartus kadus ära kuna. Siis, kui Jumal vaikis. On aegu, tihtipeale ka praegu on näiteks, ma mõtlen, et praegu on sellised ajad, kus on natukene siin, natukene seal, kuuled siin Jumal liikus, natukene seal Jumal liikus. Otseselt midagi sihukest nagu ei ole, nagu me oleme näinud, mäletate, kui on mingi ärkamise tuli on, aeg-ajalt on olnud, siin oli mõni aasta tagasi oli, kus terve maailm sõitis Kanadasse, oli üks ärkamise tuli, mingi tohutu liikumine oli, seal on, aga nüüd on juba aega päris vaikne olnud jälle, aga see ongi see, need vaiksetel aegadel, isegi mõtleme, kui me räägime 90-ndatel, kui te mäletate seda aega, kus me tulime kogudusse, me palvetasime palvekoosolekutel, ma ei tea, kas te käisite palvekoosolekutel, teil endal olid kodus palvegrupid. Ja kogu aeg käisime, kogu aeg oli siuke tulisus, kristlased olid tänavatel, kuulsid evangeelmi, see oli siuke, aga nüüd on mõnda aeg on siuke rahulik aeg. Ta oli siuke ärklik, aga praegu on päris rahulik on. Natukene siin, natukene seal, inimesed palju vingumist, palju virimist on, rahulolematust on päris palju, ma kuulen enda ümber kogu aeg, paraku. Ja siis, aga kus mul mõte kadus ära korraks? Aga see lihtsalt see südamete hoiakut Jumala järgi, et näha seda tõelist. Ma ütlen ausalt, ma olen vaadanud tohutult jutlusi asju, aga ma ütlen ausalt, et seal on teatud Jumala ligiolu, seal on teatud, väga palju on seda, ma ütlen ka hingelist maailma, me peame aru saama, kus on see tõeline, kus on hingeline, aga ma ütlen ausalt, ma tahan näha seda, mis juhtus 100 aastat tagasi. Ma ütlen, seda ei ole mitte kuskil maa peal praegu. Ma tahan näha seda, mida Smith Wigglesworth tegi ja nägi. John C. Lake, Maria Woodford Etter, kõik need asjad. Aga need tulevad selle läbi, kui meil on tõeline või apostlitegude raamat. Kui te ette Pauluse pealt võetud higirätikud ja inimesed jalutud hakkasid, on see näinud jalutud kõndima hakkavas? On keegi näinud? Teil äkki. Aga ma ütlen ka... Praegu nüüd hiljuti. Ma mõrdan nüüd nagu... See oli see ärkamise aeg. 70, 80 oli siuke tugev ja 90 oli väga tugev. Aga 90 oli rohkem pühapäeva välja valamine, oli naermised, tantsimised ja massidega suured koosolekud. Kuule, rahvast tuli kokku, me käisime koos, me peame ausad olema, et kui natukene siin, Estonia teater oli rahvast täis, Jumala vaim alati välja, me räägime 10 000, palju sinna mahub, 10 000 mahub, ei mahu nii palju, ma ei tea. Ma ei tea, kui suur see linnahall 5000. 5000, siis palju 1000 mahub ära sinna, ma ei tea. Ei mahu, no võiks iganes sinna mahub, ma ei tea seda. No, tead aru, see oli nagu, ja rahvas naeris, rahvas oli täis, tead aru, seda siukest ei ole olnud. Kas on, millest see tekib, lihtsalt ma tahan olla absoluutselt aus asjadega, kas on sellepärast, et kristlased on natukene omavahel nagu, et minu kogudus on parem kui see, sest sinna tulid kokku kõik kogudused. See ongi see vahe, ma arvan, miks me ei näe midagi, on see, et on väike eristumine, et mina olen parem kui sina, meie kogudus on parem, meie grupp on parem, meie osaduse grupp on parem kui teie osaduse grupp. Me oleme pühamad, kui teie olete pühamad. Saad aru, mis ma mõtlen? Aga see ongi see koht, kus Jumal ütleb, et kui ühtust ei ole mind. Mis oli apostolite tugevaim külg, oli see, nad olid üliühtsad. Ja seal nad nägid seda imet tunnustähte. Ja see on see, mis ma ütlengi, et see saab alguse sellest, et meil kõigil on nälg ja janu, me tahame näha Jumala ligiolu. Me tahame näha Jumala väge.
me ei eraldu ära kuhugi, et me läheme nüüd, see on nüüd meie grupikene, me oleme niisugused, ei, me tahame näha, et Jumala vaim liigub kus kohas. Me tahame, et liigub siin koguduses, igal pool, kus on kogudused, igal pool liiguks Jumala vaim, siin linnas, igas linnas. Et lihtsalt see on see, et tegelikult praegu ei ole seda. Ma peame ausalt olema, et kui ühes kohas inimesed naersid natuke, kus pühas ma vähe, halleluja, kiitus Jumala selle eest. Ja mulle meeldib see ja ma olen ise kodus naernud ja Jumala vaim on langenud. Siin ükskord mäletate, Jumala vaim langes, oli väga võimas. Aga ma tahaks näha, on keegi need kätt kasvamas? On keegi need kätt kasvamas? Ei ole. Kui Jeesus ütles, sirutkes välja, kuivanud käsi kasvas. Või on keegi need surnust üles tõusvast? Sest mitte Vilgus tõustis usu läbi 11 surnut või palju ta tõstis. Need on need, aga see saab alguse sellest kõigest, sellest janust ja näljast Jumala asjade järele. Ja ma tänan Jumala, et me oleme siin, me oleme näljased ja me ei ole ainukesed. Kindlasti on siin üks väike grupike, siin on väike grupike, kuskil on neid, aga ma tahaks näha, see läks nagu tuli üle kogu Eestimaa. Ma tahan näha, see läks nagu tuli üle kogu Eestimaa. Aga see ongi see, et paraku ma pean ausalt tunnistama, et ma olen olnud koos Jumala rahvaga, kes ütlevad, meiega on kõik korras, me teeme hästi ja siis nad lähevad joovad, siis nad lähevad pidutsevad, siis nad käivad ööklubides, nad teevad seda. Ja siis ma ütlen, et peame olema hästi ausad. See ei ole okei Jumalaga. See on see, et Jumal on, see on üks, mis mul üles kerkis, mäletate, kui ülistus läbi see, et me teame, et Jumal on püha. On ju? Me teame, et Jumal on püha. Aga kas me oleme reaalselt kogenud Jumala pühadust? Kas me reaalselt teame, kui püha ta tegelikult on? Me usu läbi teame. Me teame, et kui preester läks teenima, see auhilgus oli seal, ta kukkus surnult maha. On ju? Aga reaalsus on see, ma tahan mõista, ma ütlen, minu südameigas on absoluutselt mõista tema pühadust. Kui teete, kui Jumala auhilgus tuleb, mäletate Ania ja Zafira lugu? On, et mida auhilgusem on, mida püham on, seda vähem on südame hoiakuid. Need tulevad kõik ilmsiks. See on see, mis ma seda, nagu, see on see südame igatsus. Lihtsalt see on see, et ma tahan näha Jumala vaimu vägevalt liikumas, kus me tõesti Jumala rahvas eralduks sellest maailmast. Lihtsalt ma mäletan, kui ma olin selles selskonnast, lihtsalt see kurbus minu seest kerkis üles, et kui ma ei tunneks ja ei teaks, siis ma ei oleks neid kunagi ära tundnud, et nad on kristlased. Nad olid kõige kurvemad, nad tegid kõike veel hullemini kui maailma inimesed. Ja maailma inimesed olid selle juures palju rõõmsad, kui nad vähemalt patu tegid või elasid selles. Ja see on see lihtsalt see, ja see lihtsalt see, aga see tulebki sellest janust ja näljast, nagu Taavet, ma igatsen Jumala liiga, ma igatsen tema lähedust, ma igatsen, ja ma tean, et on inimesi maa peal palju, kes seda teevad, igatsevad, näevad, aga me ei saa kunagi täiel mõõdud nägema, kui seal tuleb see välja, et minu grupp on parem kui see grupp ja me oleme õigemad, kui teie olete ja kõik see, et see ongi üks asi, mis ma olen ka teile öelnud, me ei ole paremad kui keegi teine, me pole õigemad kui keegi teine, me lihtsalt oleme õiged Jeesuse vere läbi ja me teenime Jumalat ja me tahame, et kõik teeniksid koos meiega Jumalat. Amen. Ja armastus ja ühtsus oleks Kristuse jõus absoluutselt vääriliselt liikumas ja tõusmas. Amen. Ja Jumal näeb neid asju. Jumal näeb südame hoiakuid, Jumal kuuleb südame hoiakuid ja me peame vaatama, et selle kohavalt, et lihtsalt et see suhtumine nagu Taavetil oli. See suhtumine, et Jumal, ma tahan kogeda sulle, ma tahan olla kui kaua? Kogu aeg. Igavesest ajast igavesti, koos Jumal sinuga. Amen. Sest üks asi, mis minu südames on üles, ajad lähevad raskemaks ja seda rohkem on vaja. Me ei saa elada nagu kunagi ka pastor Perri ütles, me ei saa elada kristlastena klapid peas. See on see tihtipeale, mida kristlased teevad. Ta ütles ka, et me elame nagu klapid peas, et ei ole kurja, ei ole kurja. Kurja on nii palju meie ümber. Aga meie sees on Jumala valgus, Jumala vägi, me oleme õiged Kristuses, see kõik on meis olemas. Amen. Halleluja. Ja me suudame tema läbi. Miks?
sest tema teeb meid vägevaks. Tema on meie jõud, tugevus. Amen. Ja kuidas siin oligi, et ja kui me võtame, käime koos temaga, siis tema on meie ees, meie taga, meie ümber igal pool kaitsmas meid, hoidmas meid. Amen. Ja see on, et kui tuleb midagi, mis iganes need rasked ajad on, mis iganes siin maa peal või isegi Eestis saavad sündima, siis usaldus ja teadmine, et Jumal on minuga kogu aeg ja see veendumus, et ta ei hülga ja jäta meid mitte kunagi maha. Aga see tuleb selle läbi, kui me igatseme ja igatseme tema ligiolule, veedame aega ja harjutame Jumala ligiolu. Igal pool, igal ajal, kus me oleme. Amen. Ja me ei tohi unustada üht asja, et rõõm issandas on meie tugevus ja rõõmus süda teeb alati näo rõõmsaks. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme see ette Jeesuse nimel, sa oled hea, ustav, püha Jumal. Isa, ma tänan sinu sõnast täna ja isa, me tänan, me oleme kohal, me oleme janus sinu järele ja isa, sa aitäh selle sõnast ja kui see oli ka meile manitsuseks, õpetuseks, noomimiseks või siis ka valsuse tekitamiseks, isa, me võtame vastu selle, isa, aga isa, sina tahad ilmutada oma au, sina tahad näidata oma väge meie elus ja isa, me oleme siin, me oleme ustavalt kohal olnud ja isa, tõesti, see nälg ja janu selle kõige järele on meie südametes nii suur ja isa, et me eralduksime ka sellest maailmast, et maailm näeks, et meis on midagi teistsugust ja see oled sina, sinu vaimu osadus, sinu rõõm, sinu rahu on meiega kogu aeg. Ja isa, ma tänan, sa teed seda tööd meie südametes ja isa, tõesti, et kõik sinu rahvas ja sinu inimesed, tõesti, nad tuleksid selle teadmise juurde, selle sinu väheosadusse, selle armastuse osadusse ja et ei ole niimoodi, et see grupike siin ja see grupike, mina olen parem, et kui ükskõik kui palju on neid kogudusi, kui palju gruppe on, vaid meil on üks eesmärk, meil on üks visioon, üks tahe, Kristus päästeks kogu maailmale. Isa, tõesti, see peaks olema meie kõigi visioon, kõigi igatsus, kõigi janu, et tõesti, et Kristus päästeks kogu maailmale ja me saame nautida sinu ligiolu, nautida sinu väge, nautida sinu pühavaimu väljavalamist, aga isa, tõesti, et me saaksime tõeliselt, isa, et me näeksime tõelist väeilmutusi, isa, tõelist näeks. Isa, me teame, et sinu armas kallis pühavaim, sa liigud ühes teises koguduses, aga isa, et võiks kogudusest ka välja liikuda. Ja isa, tõesti, kui need inimesed kulutavad evangeeliumi, et see ei oleks lihtsalt evangeeliumi päästepalve lugemine, vaid see oleks ka muutus. See oleks muutus. Inimesed tuleksid kogudustesse. Ja isa, need kogudused on kohad, kus inimesed tunnevad ennast hästi, mõnusalt, kasvavad. Isa, tõesti, elu muutvad, vabastavad. Täis rahu, täis rõõmu, täis väge, isa. Isa, ma tänan sind selle eest. Et need ei ole ainult üks grupike siin, teine, isa, tõesti, et see oleks, et me oleksime avatud maailmale selle poolest, et nad võiksid tulla Kristuse juurde. Inimesed vajavad sind. Inimesed vajavad sinu vabadust, sinu rõõmu, isegi kui sinu mõni laps vajab seda, isa, anna neile vabadust, sa nad oled juba vabaks teinud, et nad mõistaksid, anna arusaamist, ilmutust. Isa, kui seal on kuskil mingit kibedust või mingit, isa, tee tööd meie südametes, iga oma lapse südametes. Isa, tõesti, nad võiksid kogeda sinu armastuse suurus, sinu ligiolu, sinu lähedust, sinu pühadust. Ja isa, veel rohkem ja rohkem. Ja seda välja lasta endast, välja viia maailma. Ja isa, nad võiksid tulla sinu valguse juurde, sinu pühaduse juurde, sinu headuse, helduse, suuruse juurde, isa. Rahvas võiks tulla. Halleluja, halleluja. Jeesus on isa. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja.